tere! Tere! Kus me oleme? Kell on 9:45 ja meie oleme praegu IKEA parklas. Miks me siin oleme? Me viisime meie armsa Miia kooli kella 9. Miks me üldse Tallinnas oleme? Sellest ma räägime. Täna õhtul on siuke huvitav üritus, kus hästi ilus olema. Kord aastas. Üks kord aastas. Veel midagi või? Me täna shoppame hästi palju, sest kui sa oled pealinnas, siis tuleb kasutada juhust. Kõige toredam asi üldse tegelikult tänase hommiku juures oli see, et ma olin Nõmmel. Siis Sky Plussis öeldi, et Nõmmel Pärnu maanteel on ummik. Esimest korda elus ma olen sündmuste keskel, sündmuste keerises, kui ma Tartus, ma ei tea, kas kurat ei ole halb sõna, kui ma Tartus sõidan ringi ja kuulan, et ma ei tea, Tallinnas Pärnu maanteel ummik, mind ei huvita, sest keegi ei räägi Tartust, et kuskil Riiamäel ummik on, väga harva räägitakse. Ma ei tea, ma tegelikult raadioid, tähendab autokõlar ei tööta, nii et ma enam raadiot ei kuula. Aga ja Nõmmel jalutas üks tädi Bernardiini, nii et mul tekkis igatsus Bernardiinide See on, ma ütleks, et võimalik ainult Tallinnas, et keegi jalutab reaalselt Bernardiiniga kuskil tänaval. Nõmmel hommikul kell 9. Ma pean vabandama, mul ei ole häält, aga mul on rohkem häält kui mul ei. Aga tegelikult seda on aru saada, et sul ei ole häält, nii et sa ei pea vabandama. Ei no, äkki mõni lihtsalt arvab, et ma olen ära joonud. Ma arvan, et me rohkem ei lobise ja ma arvan, et me näeme õhtul alles. Ma arvan, et me näeme, kui me sätime ära. Okei, no seda vaatab mina või näh? Mina. on 2 meid nüüd teha. Väga hea. Aitäh sulle ja palju edu. Nii, kus me nüüd oleme? Me oleme Eesti Autospordiliidu galal. Ja ta näitab meid praegu minema kõndimas, sellepärast, et ma olen lihtsalt nii äge inimene, et ma kõnnin minema teie eest. Aga me oleme siin põhjusega. Me tähendab tegelikult, meil ei ole põhjust. Me tulime siin niisama, sest me ei võitnud mitte midagi. EAL, take notes. Ma ootan aasta influenceri tiitlit. Me lähme edasi siit trepist alla. Tegelikult ma väga nagu trepist allpool ei taha oma mikrofoniga rääkida, sest muidu ma olen nagu veidrik. Tegelikult ma juba olengi veidrik. Aga ma olen siia Aston Martini juurde seisma, sest tere Miia. See on siuke roheline auto. Ja see on roheline auto. Ma ütlesingi, ma rääkisin sellest, see on roheline auto. Ja lilla auto. Lilla auto käis ka, tegelikult see mulle väga ei meeldi, sellepärast, et mida me sisse hingame? Inimesed, mõelge. Aga kellele meil on tervitussõnumid edastada? Antslasse! Meie kõige suurematele fännidele. See on hirmus. Mingid onud vaatavad siin selja taga. Nad vaatavad, nemad jäävad ka vlogi. Neile ütleme ka tervitused. Tervitusi Kalaranda. Ja me naudime õhtut ja me ei ole väga filminud midagi. Jaa, aga... Tere, Onu. Mina ostsin ühe kokteili ja see oli väga halb. Jaa. Väike reklaamipaus lihtsalt. Jaa. Edaga. Ma ei saa kinni. Meil algas siin podcast Naised rallil ei rääkinud. Kas sul ei midagi rääkimata aastal 2024 rallidest? Ei. See oli õige vastus. Seda ma arvasingi teist. Kas te soovite midagi öelda, mida sa ei saanud öelda? Ei. Sa räägi nii vaikselt? Ei. Okei, ta ei räägi vaikselt. Igatahes, ma ei tea, kuidas sa võtaksid kokku selle eelmise aasta rallid. Miks ma nii palju ütlen? Okei. Hästi. Te olete kuulnud meie oma Miia Maria rääkis. Ei rääkinud. Naised rallil ei rääkinud. Ja, siida lõpp. Aitäh.
tegelikult üldse enam häält. Ei. Oh yeah. Tere hommikust. Tere hommikust. Oh my god, see päike. Tere. Ühesõnaga gala on läbi, nagu näha. Jaa. Kell on 10:54. Ja mul on isegi üllatavalt palju häält, sest ma arvasin, et mul ei ole täna üldse enam häält. Sest ma üritasin ikka kõigest vahest kaasa laulda. Meil küll Tartus selliseid asju ei ole. Ei ole. Ikka värk, no. Igatahes. Tere. Tere. Selle videoteekond hakkab lõpule jõudma. Meie teekond veel kestab, sest me oleme veel keset Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa maanteed. Ja tegelikult sõidame täna Võrru välja. Aga me mõtlesime, et võtaks siis õigupoolest selle eelmise aasta 2024 hooaja kokku. Ja ma koostasin, tegelikult ma valetan, kui ma ütlen, et ma koostasin, sest ma koostasin ChatGPT abi. No, As always. Ja ma mõtlesin jälle, aga lähme edasi. Ja ma koostasin, mina ei koostanud, kurat. ChatGPT koostas siis mulle 7 küsimust. Tähendab, tegelikult ta koostas rohkem, aga ma valisin 7 välja. Mida ma kavatsen nüüd Marleeni käest küsida ja ma kavatsen tegelikult ka ise neile vastata, sest see oleks aus. Jah. Kas sa oled valmis? Ei. Siia peaks mingi trummi parem... Okei. No, miks ma ei ütlen appikene? Naised rallil rääkisid aasta 2024 kokkuvõtte. Palun, mis oli sinu jaoks selle aasta meeldejäävaim hetk rallil? Aasta algus Aluksne ralli. Ma saan seda... Miks ma ei ütlen? Ma saan seda sama öelda, sellepärast, et sellel samal autol, millega me sõidame, seal oleks turbo. Ja noh, see oli keset Lätit, võõral maal, võõras linnas, ilma autota. Aga meil oli sõpru ja me saime sellest hädast välja. See oli päris naljakas. Või tegelikult nagu too hetk see ei olnud naljakas, aga nüüd, kui sa tagant järgi mõtled, siis see oli tegelikult päris naljakas nagu olukord, mis üldse saab juhtuda. Nagu what are the coincidences, et nagu keset rallit põhimõtteliselt või nagu sa tuled lihtsalt, sa ju ei tea tegelikult mitte kunagi, kuna auto pekki läheb, aga noh, et see just rallil pidi juhtuma, et see just Lätis pidi juhtuma. Okay, tegelikult me ikka natuke teadsime, et see on nagu katki minemas, aga me ikka lootsime viimase hetkeni, et nagu äkki veab välja vaata. No ennem sa ei hakka ikka ennem parandama, kui midagi lõplikult pekkis on, aga teine küsimus, no see läheb nagu kinda selle kohta, aga ma ei luba sulle enam aluksne vastusega vastata. Kas oli mõni üllatus või ootamatu olukord, mis sind rallil tabas? Aluksne ralli. Ma ütlesin sulle, et sa ei või aluksne ralli vastata. Mul ei tule praegu kohe. Sellepärast ma ütlesin sulle, et kas ma tahan, või tähendab, kas sa tahad, et ma loen sulle küsimused ette ennem ära või mitte. Mõni üllatus. No minul on ootamatu olukord alati see, et mu telefon ütleb, et iPhone storage full ja siis on kõik. Jah. Sul ei ole midagi, jah? Mul ei ole rohkem ootamatusi olnud. Või noh, kohe küll ei tule meelde, et oleks midagi erakordset olnud. Okei. Millised olid sinu suurimad õppetunnid sel aastal? Kas sa midagi õppisid? No ma ütlesin sulle, et ma... Ei, las ma mõtlen. Ma ei või mõelda. Mul saab mälu täis. Oota, mis küsimus? Oh my god, millised olid sinu suurimad õppetunnid sel aastal? Õppetunnid või? Koostöö on oluline. Jaa, see on päris hea vastus. Ma just hakkasin mõtlema, et kas ma olen nagu midagi nagu... No mul ei ole erilist nagu midagi. Aga ma olen õppinud ennast soojemalt riidesse panema. Mul ei ole enam külm rallidel. Ma olen uhke 10 aastat kogemust, ei rohkem juba, issand 15 või? Nüüd, noh, selle aastaga 15 aastat rallidel käimist. Kas see on meil ka see point, et mitu aastat sa oled mingi tantsimisega tegeled? 7 aastat, kui vana sa oled 5? Jaa, aga järgmise küsimuse juurde, sest äkki mul saab mälu täis. Milline ralli või etapp oli sel aastal sinu lemmik ja miks? Ossan nuga. Tead, ma pean ütlema, et
et minu jaoks, võib-olla ma tuleks selle mingi üle-eelmise küsimuselt tagasi, et mis oli võib-olla selline üllatus. Minu jaoks oli üllatus Paide ralli, kus tavaliselt on nagu minu jaoks üsna igav, aga seekord ma jäin erakordselt rahule. Ja võib-olla nagu tänu sellele ma võib-olla tookski ka selle Paide välja, et ta üllatas oma teedega seekord. Mulle isiklikult meeldis C-sis, Ja. sest seal oli ilus Audi ja jah, ma arvan, et see oligi minu lemmik. Number 2 kohale ma mõneks seisis, sest seal oli lihtsalt siuke väga lahe vibe. Ja Saaremaa see aasta jõudis kuidagi vähe katseid. Sellepärast võib-olla ei olnud. Sest siis me saime päris paljudel käia. Kas sul on mõni kaadritagune lugu, mida jälgijad või meie vaatajad siis ei tea, aga mille võiks nüüd avaldada? Kas sul on kohe mõni pakkuda? Ma käisin, ma ei tea, kas see läks vlogi või ei läinud. Igatahes Mimmu kappas Saaremaa rallil mul eest ära. Ja siis ma käisin kraavikana. Ja siis ma hüppasin kohe püsti ja jooksin Mimmu juurde ja siis ma lihtsalt naersin selle üle. Ja pärast võib-olla tuli paar pisarat ka, sest mul oli veits piinlik, et ma kraavikana käisin. Aga see on kõik. Vahepeal juhtub inimestel siukseid äpardusi. Jaa. Sul ei ole midagi? Ma ei tea, ma olen kogu aeg siuke äparduste inimene, et minuga alati juhtub midagi. Ma ei tea. No see kena käimine oli päris hea, tegelikult see oli nagu pimedas ka. Ma mõtlen, et keegi ei näinud mind. Nägid küll ju. Ja inimesed nägid tegelikult. Mis on see, ilma milleta sa kunagi rallile ei läheks ja sa ei vasta fotokas? Ilma oma autota. Oh my god, nii igav vastus. Ma mõtlen, milleta ma ei läheks. Tegelikult võib-olla ka kõik see info, mis ma olen eelnevalt siis kokku pannud, et kuhu ma minna tahan. Ehk siis see eeltöö oleks kaasas alati. Ma ei läheks ilma söögita mitte kunagi rallile. Ma olen siuke foodie. I like food. Ja viimane küsimus. See on nagu kaida meile mõlemale, või tegelikult need kõik ongi. Aga millised on siis meie eesmärgid või sinu eesmärgid järgmiseks aastaks? Ehk siis selleks aastaks. 10 000 vaatamist. Nalja teed, Ei, unistada võib, aga kas just nii suur? Meil siis toetajaid, sponsoreid, fänne, julgemaid fänne, tunneme teid. Mina nagu 10 000-ga, seda on liiga palju. Ma olen väike tüdruk väiksest Eestist, väiksest külast. Aga ma ütleks pigem võib-olla 5-7 000, kui võib-olla seda on palju tahta, aga samas nagu you never know. Aga jaa, võib-olla see, et me jõuaks laiema auditooriumini. Võib-olla meie videod lihtsalt igavad. Ja, no. Ma loodan, et me oleme piisavalt julged, et oma mõtted teoks teha. Jah, täpselt, sest meil on mingeid plaane, millega võib-olla veidike... Mis takerduvad kuskile siia? Võib-olla võib veidike nagu põnevamaks teha asju, aga jaa. Põhimõtteliselt. Aga ma arvan, et üldiselt oli väga nagu selline sisutihe. No kuna see oli meie esimene aastaga, tegelikult me oleme teinud aastast 2020 oma vloge, aga need on lihtsalt olnud privaatsed. Nii et meil tegelikult on väga pikk kogemus. Me võime teha loosimängu. Ei, me ei tee mingit loosimängu. Jagame kõigi esimese vlogi linki. Ei, õudne. See oli nii ammu. Aga jaa, ma loodan, et see aasta nagu läheb hästi. Et ilmad oleks ilusad, et kõikide meie sõprade autod kestaksid, et ükski tulemus ei jääks. Et meie auto kestaks või autod? Jah, et meie enda autod ka kestaks, sest seda on vaja. Ja tegelikult ma üleüldiselt aasta eesmärk, ma loodan, et ma saan oma ülikooli ära lõpetatud ja tööle minna. Juhtus see, mis ma arvasin. Jah. Mu mälu sai täis, aga lõpetame siis ära. Oli üks hästi tähtis soov veel või nagu unistus järgmiseks aastaks või nagu selleks aastaks, aga et me järgmine aasta saaksime siis kokku võtta ja öelda, et ongi nii. Et Eesti Autospordi Liit võiks sinna galale tekitada siis sotsiaalmeedia auhinnad ka. Ehk siis meil on tegelikult juba autospordis väga palju
suunamudijaid ka, et me võiks ka seal tegelikult parimad välja selgitada. Et järjest enam on neid sõitjaid ja tiime, kes enda tegevusi jäädvustavad ja jälgijatega jagavad, nii et päris äge oleks natuke seal seda kokkuvõtet ka näha tegelikult, sest see on osa autospordist. Tõsi. Vot see on minu final sõna siia. Aga jah, me täname inimesi, vaatajaid, sõpru, lähedasi ja mitte nii lähedasi, kes on siis meie aastat või tähendab meiega eelmisel aastal koos kaasas käinud, vaadanud meie videoid, laikinud, ma ei tea, ükskõik mida, jah, täpselt. Meile häid sõnu tulnud ütlema. Jah. Julgeid. See on eneseületus, ma ütlen teile, see on eneseületus. Et mul on väga hea meel, et me seda oleme teinud ja mul on väga hea meel, et on neid, kellele meeldib see, mis me teeme. Ja ma ütlen, et me teeme seda nii hästi, kui oskame. Näeme siis juba tegelikult ülejärgmisel nädalal Otepää talverallid. Ma loodan, et mul siis hääl tagasi. Kellega näeb ja kellega ei näe. Jah. Tahate veel midagi öelda? Ei. See oli juba tehtud. Miks ma ütlen? Ei. Okei. Mis oli sinu... Miks ma... Mis oli...